Täna, 2. detsembril, on Playback Show galast möödunud juba 12 päeva. See aasta kanti show üle suuremini kui kunagi varem. Tänaseks on Playback Show galal vaatamisi üle 4300. Kas sina tead, mis toimus Playbacki telgitagustes? Oleme siin aulas ja nagu näha on siia kogunenud päris suur hulk rahvast. Juhuslikult on need kõik ka Playbacki korraldustiimist üks osa. Ja siin on peakorraldaja Kaarel Metsalu. Tere, Kaarel! Tere, Liisi! Meil on siin väga ammu selline küsimus ju põletanud, et kust tuli see idee just sellisele Playbacki temaatikale, et mitte show, vaid gala? Ma olin eelmine aasta ka Playbacki tiimis ja ma teadsin, et kui ma sel aastal Playbacki korraldan, siis ma tahan teha midagi värskelt, eriliselt ja teistmoodi. Ja ma mõtlesin, et sellel üritusel võiks olla mingisugune ühine joon või temaatika, mis läbiks siis seda kogu värki. Ja ühel novembri õhtul ma jalutasin koju ja mul välgatas mõte, et see võiks olla auhinnagala. Ehk siis ma arvan, et see lõppkokkuvõttes toimis üsna hästi ja see oli täitsa tore. Väga ilus vastus ja nagu näha, siis te kõik toetate üksteist. Kas samasugune toetus oli ka korralduse ajal? Jaa, kindlasti kogu tiim tegi oma osa ja panustas ja oli ka palju magamatu õid, nagu näha on, et siin mõned on võib-olla siiamaani väsinud. Väga ilus vastus. Ja sealt on kohe paista ka üks teine korraldustiimi osa. Sinult küsime siis sellise küsimuse, et mis soovitusi annad sa siis järgmiste aasta Playbacki korraldajatele? Ma annaks selliseid mõtteid ja soovitusi nagu iga korralduse jaoks, et kindlasti alustada varakult, jaotada ülesandeid ja kindlasti soovitan teil teha sama hea Playback, kui mitte parem. Ja imeline vastus, tõesti oli imeline Playback. Üks küsimus sulle veel, Kaarel, et me nägime väga omanäoliseid auhindu, mis siis said laureaadid ja nii-öelda siis ka Grand Prix esimene koht. Kust need imelised auhinnad tulid? No eks ühele glamuursele galale on kindlasti vajalikud ka glamuursed auhinnad ja need auhinnad esiteks erinesid natuke süsteemi poolest sellest, mida me eelmistel aastatel oleme teinud, ehk siis me ei valinud 2., 3. või 4. kohta, vaid me nimetasime laureaadid, ehk siis jõle raske oleks valida sealt nende 3 esineja seast 2. või 3. kohta, seega me tegime mõnes mõttes žürii elu kergemaks, aga mõnes mõttes ka leidsime uue vormi, kuidas neid auhindu anda. Ja siis Marleen aitas välja mõelda, millised me need auhinnad võiks teha ja tegime ära. Päris kenad tulid vist. Tõesti olid väga kenad. Aitäh teile! Lähme vaatame järgmiste inimeste mõtteid ja kuulame nende ideid. Meie ees on Playbacki tiim. Tervist! Kuidas on emotsioon Playbackiga? Vägev. Ja teil? Super, hea. Kas te kommenteerite? Vahva. Põnev. Väga erilised kommentaarid. Tere, Demis! Tere! Mida sina tegid Playbacki juures? Ma ei teagi, eks mõnda ikka tegin. Ma tegin neid algusklipid, Green Roomi kaameramees olin, tegin ka nimetiitrid, plaanisime Playback ette üldse, kõike, ma olin igal pool kaasas Kaarliga. Väga tubli, väga tubli. Oli kuulda, et sina ka olid seal tehnilise poole juures ja kaamerate taga. Kas midagi läks tehnilise poole peal ka viltu? Otseselt ei läinud, eks niimoodi nipet-näpet oli natuke probleeme, aga muidu läks kõik hästi. Väga tore kuulda seda. Paar hindamatut küsimust on veel küsimata. Aga kus on need 2 korraldajat, kes nendele vastata saaks? Hello, me oleme siin. Ciao. Ja siin ongi need 2 korraldajat. Tere, Hanna, tere, Mattias. Selline küsimus teile, et mis oli kõige suurem takistus Playbacki juures või siis, mida te muudaksite, kui te tagasi vaatate? No takistus võib-olla, praegu on olukord ilmselgelt. Meil oli väga keeruline saada sponsorlust ja saada ühendust siis žürii liikmetega, sest et
võttes arvesse olukorda, siis nad ei saanud meid toetada või siis neil ei olnud võimalik meile siia kooli koha peale tulla. Väga põnev. Ja siis mis nii-öelda teeksid teistmoodi, kui saaksid uuesti nii-öelda korraldada? Otseselt nagu tegelikult oli kõik hästi, aga mida mina ise muudaks, oleks võib-olla see, et ma oleks juhatusel lasknud teha avanumbri või siis kas või mõne arhiivi juhatusel mingitki sõna võtta, sest et meil oleks siis see koostöö tulnud kõik selle juurde ja oleks nagu hea olnud näha täpselt, kes siis on meie kooli uus juhatus. Kas sa muudaksid ka midagi? Võib-olla oleks nende žürii ja siis selle sponsorluste otsimisega varem alustanud, aga see tuleneb sellest, et me alustasime Playbacki korraldamist tegelikult oktoobri lõpus ja võib-olla seda aega jäi liiga väheks. Selge. Hanna, sina vaatasid esmakordselt Playbacki laivis, olles ise üks põhikorraldajatest. Kas andis live sama emotsiooni, mis on siin kohapeal olla? Tegelikult laiv oli väga hea, mul eriti meeldisid need vaheklipid, aga ikka see emotsioon oli selles mõttes teine, et kõik ju laivis ei olnud näha, mis möll siin tegelikult oli nagu need diskod ja kõik asjad, aga mis on nagu laivi üks boonuspunkt on see, et sa näed nagu esireas. Et kui ma oleksin kohapeal olnud, võib-olla tagareas olnud või kuskil niimoodi, et siis ma poleks nii hästi näinud, kuigi read olid nagu olid, aga emotsiooni vahe on ikkagi see, et oma silmaga päriselt kogeda nagu kohapeal olles on kindlasti nagu mitu korda parem, kui see läbi oma ühesõnaga ekraani. Selge. Aga rääkisite siin sponsorlusest ja et alustasite oktoobrikuus, aga kui kaua ja mis ettevalmistused võtsid nii-öelda ikka aega? Tõsi, oktoobris alustasime. Otseselt algne projekt oligi see, et me otsime sponsoreid ja žüriiliikmeid ja alles siis päev enne Playback show gala toimumist hakkasime siis nagu päriselt kindlate asjadega tegelema. Kõige rohkem võib-olla võttiski aega see nii-öelda punase vaiba koha tekitamine sinna ja need taustad ja asjad, et see võttis kõige rohkem aega, ma arvan, sellest osast. Võib-olla nagu mina siis olin see, kes kogus neid helifaile, et need tulid ikka jõhkralt kaua või nagu selles mõttes, et inimesed unustasid ja siis ma pidin kogu aeg neile ise kirjutama, et saatke ja see võib-olla võttis nagu väga pikalt aega, et kõik täpselt nagu informatsiooni asi saada siis esinejatelt kätte, aga lõpuks saime hakkama ja see võtab lihtsalt seda energiat, et kõik need asjad oleks perfektsed ja kõik oleks nagu korralikult olemas. Rääkisite siin helifailidest, kust tuli just see järjekord nii-öelda Playbackile, et need numbrid on selles järjekorras, on seal kindel mingi rütm või ei? Tegelikult on see väga suur logistika tegemine, et just nagu sellel põhjal, et kuna paljud esinejad on mitmes numbris, et siis on vaja vaadata selle järgi, et nad jõuaksid oma kostüümid ära vahetada ja näiteks ka Playbackil oli siis 3 numbris vist kasutusel ka trumm ja et trumm oleks täpselt 3 numbrit järjest, et ei peaks seda vahepeal tassima ja kõike seda ja näiteks olid ka kasutuses kahurid, ehk siis viimane number 10M kasutas kahureid ja siis seal oli nagu hästi palju neid selliseid litrid ja asju maas, et see jääks lõppu, et nagu see koristamine kõik see, mis tegelikult oli ka, et õpetajal ikkagist siiski oli libe nende peal tantsida, et oleks pidanud võib-olla seda natuke teistmoodi tegema. Aga jah, üldjuhul logistika käibki selle järgi, et kostüümid vahetada ja et mingid elemente, nagu et neid ei peaks vahepeal liigutama ega tõstma liiga palju. Ja kindlasti ka see tegelikult, et sama tüüpi laulud ei oleks järjest, et kui on näiteks ala mingi räpitaolised asjad, et need siis kõik 3 tükki näiteks ei oleks nagu kohe järjest. Ja sisu ka kindlasti ma arvan nagu selle järgi, et lõpus nagu kui sa paned mingi sukse rahulikuma numbrit, võib-olla siis see emotsioon, vaata, et lõpp peaks olema tegelikult minu arvates sukse suure üllatuse või nagu pauguga või nagu kasvaks algusest peale kogu ja siis tuleks nagu see suur lõpupauk. Väga ilus kava oli tõesti, väga meeldejääv lausa. Aga see ongi korraldajate poolt kõik, saime kõik teada, mida vaja oli ja järgmise Playbackini. Mitte keegi sisse ei saa. Playback oli väga pingeline, Mairi peab puhkama. Mul on vaja Mairiga rääkida. Ta peab puhkama. Aga saab vä? Jaa küll. Tšau, Mairi! Nii, Playback on möödas. Mis on sinu arvamused või mälestused või selline sõnad Playback gala kohta? Mõnikord juhtub nii, et kokku saavad kohusetunne,
meeletu tegutsemisenergia, täpsus, loovus ja hullud ideed ja kokku saab midagi imelist. Ja seekord Playback Galaga nii juhtuski. Et kui midagi eraldi välja tuua, siis uus kontseptsioon meeldis mulle väga, sest vana on nii palju tehtud, et minul ei olnud sellest enam väljakutset. Siis mulle meeldis, et kõik inimesed teadsid täpselt, mida nad tegema peavad ja keegi ei vajanud käe hoidmist, kaasa arvatud klassikomplektid, kus eesotsas olevad inimesed lihtsalt toimetasidki, lihtsalt saidki hakkama. Ja muidugi kõige üllatuslikum koht on see, et üle aegade kõige väiksem tiim korraldas seda, aga nad olid väga asjatundlikud, väga loovad ja no mitte midagi ei ole teha, ma pean ütlema veel kord nimed Kaarel, Hanna, Mattias, Marleen ja Demis. See Playback Gala on nende nägu. Ja ma arvan, et eriti praeguses jõulupalli ärajäämise tuules me peame olema lõpmata tänulikud selle eest, et see väike ime juhtus. Absoluutselt, väga ilusad sõnad. Aitäh, Mairi! Ja sellega ongi siis sellekordne Playbacki ülevaade korraldustiimist lõppenud. Aitäh, et vaatasite ja järgmise Playbackini!